20 minuti rahvast nüüd käed taskuja ja teeme suure aplausi. Esimesena pöörab finišisirgele number 2 Bernard Korir, 1985. aastal sündinud jooksjate Keenia esindaja ja meie oma Eesti keelane, meie hea sõber Ibrahim Mukunga Bakira, Tiidrek Turme, sparringupartner, treeningupartner ei teinud isiklikku rekordit. Ibrahim ütles, et hea oleks, kui saaksin aja alla 29 minuti ja 30 sekundi, aga praegu tundub, et Ibrahimigi isiklik rekord 10 kilomeetri distantsil jäi püsima ja 2 kangemat küll Keenia jooksjat, aga Ibrahim Mukunga on Eestis kiirelnud siin toimuvatel jooksuvõistlustel juba 3 aasta jagu kindlasti ja Tiidrek Turme, Eesti ühe parima pikamajooksja treeningpartneriga tegemist on, et mitmed viimased suved on Ibrahim Tiidreku kodus Saaremaal veetnud, osalenud nii Eestis kui ka Eesti ümbruses toimuvatel erinevatel rahvajooksudel, olles näiteks Nordea Riia maratoni poolmaratoni distantsi võitjaks. Ja vaatame Koriiri aeg 29.46, Mukungal 29.49 ja järgmisena finišijoone meil on Henry Gibson ja Henry tulemus on 30 minutit 43 sekundit. The winner, Bernard Korir from Kenya with result 29 minutes and 46 seconds. Second place, another Kenyan, Ibrahim Mukunga Bakira, result 29 minutes and 49 seconds. And third, over the finish line, Henry Gibson, also from Kenya, with result 30 minutes and 43 seconds. Seega siis esikolmiki tulemused on sellised ja kõik 3 on Keenia jooksjate maa esindaja. Jah, Euroopa jooksude korraldajad ikkagi pööravad pilgud Keenia, võime öelda kohvimaa suunas, sest teame, et Keenias toodetakse ja kasvatatakse ka kohviuba ja sealne riik kindlasti on just oma jooksutraditsioonide ja läbi aegade maailma kuulsate jooksjate ning rohkelt tiitlivõistlustel just jooksudistantsidel võidetud medalite poolest üle maailma tuntud. Linnaks roogib keenlase unistuseks kindlasti on spordis ja kergejõustikus ning jooksudistantsidel läbi lüüa, sest paljude sealsete meeste ning elanike ainsaks võimaluseks oma elu ja oma lähedaste sugulaste elu kindlustada on see, kui nad pääsevad siis kergejõustikus ja jooksualadel maailma mainekatele maratonidele ja sealt võidavad auhinnarahasid. Aga Karel Hussari arengul tasub pilku peal hoida ja Eesti noorema generatsiooni jooksja numbri all 9 Karel Hussar, kes Tallinna külje all, võib-olla kes Tabasalu ja Tistre kandis kulgeval üks sihvakaks noor mees on treeninguid, kas siis see mees on Karel Hussar ja Karel Hussar lõpetab täna tulemusega 32 minutit 25 sekundit, mis võiks ja peaks olema noormehe isiklikuks rekordiks. Numbri all 10, Ljonja Latsepov, Tallinna Nõmme kergejõustikuklubi ning Martindi kasvandik teeb täna samuti väga tugeva jooksu distantsi ajaga 32.54. Ja tema viiendana üle finišijoone. Hetkel siis peaksime ja võiksime oodata juba õige pea ka kiireimaid naisi, sest nii nagu Jüri Jaansoni 2 silla jooksul ega väga palju neid mehi ei olnud, kes 2 Hiinast ja Katjast kiiremad olid, aga numbri all 4 on Roman Polõnski finišis, kes muideks eile lõpetas 3. Nike'i noorte jooksul ja on Eesti Kaitseväe militaarspordikoondise liige sõjalises mitmevõistluses, on osalenud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja seal Eesti au kaitsnud ja Mart Andresson, kes on siis Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi kasvandik, on võib-olla viimastel aastatel natukene tagasihoidlikumalt võistelnud ja jooksnud, aga täna näitab head minekut ja tulemus 33 minutit 45 sekundit on igati korralikus klassis. Roman Polõnski aeg, kes lõpetas meil täna 6. oli 33 minutit 28 sekundit. Nii et Korir, Mukunga, Gibson, 3 kiiremat ja neile järgimas 4. Karel Hussar, 5. Leonid Latsepov, 6. Roman Polõnski ja 7. Mart Andresson. Millal võiksid finišisse jõuda Liina Tšernov, Liina Luik
või kes ka keegi külalisvõistlejatest on neile täna konkurentsi pakkunud, sest viimastel aastatel ka Läti ja Vene Föderatsiooni tugevad naisjooksjad on saavutanud kõrgeid kohti nii Tallinna sügisjooksul kui ka SEB Tallinna maratonil, sest andmed puuduvad, kas oli jooksjad, kes täna hommikul registreerusid, aga praegu hetkel numbri all 17 hoopis pöörab finiši sirgele meil Martin Vilismäe ja Martini järel on kohe-kohe tulemas ka numbri all 414 jõudmas finišisse, aga tema järel paljukordne Eesti meister, 10-kordne peaks olema veteranjooksja Toomas Tarv, kes tänasel päeval on juhendamas ja utsitamas Eestimaa pikamajooksjaid, näitab seda, et on sellel hooajal väga heas vormis ja suurepärane tulemus 35 minutit 5 sekundit, kui tema ees lõpetas Mardu Lundberg tulemusega 34.55 ja tema ees omakorda Martin Vilismäe, lõputulemus 34.52. Martins Ausins 11th at the finish result 35 minutes and 10 seconds ja näeme, et taas on väga heas jooksuhoos meil Martin Simson tulemus 35.27 ja tema järel lõpetamas Kait Vahter ja nüüd on finišisirge alguses Liina Tšernov. No ei ole täna Liina siis olnud siin konkurente ajal naiste arvestuses ja isiklikku rekordit enam mitmendat nädalavahetust järjest ei tule, eks natukene jõudu on see hooaeg lööbinud ka, aga naiste võitjana üldjärjestuses kõrgel 15. kohal alati särab Liina Tšernov finišis tulemusega 35.49. Kristjan Melikov tema ees ja tema järel üle lõpujoone Sebastian Pikan ja Sebastiani järel lõpetab täna distantsi Madis Osjamets ja tulemas Agorberg ja Ago järel numbri all 32 jõuab tänale Raul Reismann, Ago tulemus 36.09 Raul Reismannil, kes on esindamas Suurbritanniat, aga eestipärase nimega mehega tegemist on 36.10. Numbri 7 naistest teisena tuleb Liina Luik, nii et kaks Liinat täna kiiremad, Liina Tšernov ja Liina Luik üldjärjestuses siis vaatame praegu hetkeks siis arvutimonitor meil aga loodame, et õige pead edasi liikumas on Liina Luik siis 25, Liina tulemus 36.30, nii et Patrik, Tanel Lepoi, Henri Roos, Liina Luik, Kaaro Tiiksaar, Egert Keesaar ja väga suurepärase aja ja jooksu on teinud täna Kaia Lepik, aeg 36.58, ma nüüd pead ei anna, aga Kaia üks parimaid 10 kilomeetri distantsi läbimise aegu küll. Kenneth Starkov on lõpetanud tema järel ja kaks naisvõistlejat on tulema Kelly Nevolikin ja tema vaatame Kelly numbri all 45 olla 7 Nike noortejooksu võitja ja Johanna Lindholm, soomlanna kohe tema järel Kelly aeg 37.20 ja tulevad siit ka järgmised naisvõistlejad ja Rasmus Lägi igati korralik jooks 37 minutit 22 sekundit. Arvasimegi eile, et Rasmus Lägi naljaga pooleks ütlesime, et on nii kiire mees, et võidab 10 kilomeetri distantsi ära, no seda muidugi mitte, aga igati korralik tulemus 40 koht ja aeg 37.22 näitab väga head vastupidavust ja treenitust. Jannika Granbakka Soomest, Jannika Granbakka siit 43. finišis, Jannika Granbakka 43. maalisse tulos 37 minuti ja 29 sekundi ja naiste luokassa kilpailun 6. Dennis Danilkin, Robert Glenn Mõistus, Anton Kuzmin, Henrik Sillak, Jorma Härmsalu, Kaidar Hussar, Andreas Veeret, Mikk Laud, Egle-Helene Ervin, naistes 7. finišis tulemus 38 minutit 13 sekundit, on jooksuportaali pidaja Ahto Jakson, finišis teinegi Ahto Tatter jõuab kohe Sparta spordiklubi üks treeneritest finišisse, Kristiina Verevmägi lõpetanud distantsi, Johanna Ardel, tema nime jätsin mainimata, tulemus täna 38 minutit 27 sekundit, Kristiina Verevmäe 38-28, Ahto Tatter 61. tulemus 38-32, Jaan Õun, Sunny Shippers, Reigo Roasto, Nikolai Tšernjov, Katrina Stepanova, Pille Hing, Deniss Barausov, Joonas Aldre finišis, Hannes Metsalu.
Николай Чернев, 65 место, результат там 38 минут 41 секунда. Денис Параусов сегодня на финише, место 68, результат там 38 минут и 54 секунды. Joonas Algre, Hannes Metsalu, Rinel Pius, Kristel Pallaste, Sanna Kulberg maalissa, hänen sivedus 73 ja tulos 39 minutit ja 13 sekundia. Pasi Päällysaho maalissa Rainer Põlkov, Tšettil, Vatne, Juha Jumisko, Kalev Kalm, Konstantin Roos, Hardi Kaska, Kurm, Irina Stulova, Reimo Simsalu, Allan Adamson ja jätkuvalt on siis maagiline 40 minuti alistamise võimalus. Vaatame, kas numbri 243 tuleb sellega toime ja finišis on Brit Rammul, Halmar Heilmets tema järel ja esimesena aeg üle 40 minuti on Andreas Sangal, Aigar Mäesepp, Oleg Kozlov, Madis Kuznetsov on finišis ja järjekordne naisvõistleja numbri 83 lõpetab kohe 10 kilomeetri distantsi selle numbri tänavajal Maris Termo, tema järel finišis Esko Suomalainen maalissa ja Esko järel Siim Saidla, Vivianne Soots ja Arvo Mindering, Eesti meediakontserni esindaja, Aivar Reinap, spordiklubi täpsportluse liige, täna ajaga 40-34 finišis. Vjatšeslav Murov tema järel, Markus Mägi, Rene Pere, Lilian Torn, Margus Maantua, Janek Käng ja hetkeseisuga siis juba 20 naisvõistlejat on lõpujoone ületanud. Helin Meier neist viimasena Tallinna Tehnikaülikoolist tulemusega 40-54. Nii et Eesti naisjooksjate tase on märkimisväärselt tõusnud viimaste aastate jooksul ja tulemuse 41 minutit sisse mahub koguni 20 naiste tulemust ja ühtekokku siis üle 100 jooksja selle ajaga finišis. Jürgen Joonas, Hannes Allikvee, Juha-Pekka Pontinen, Jaanus Pappel, Kristjan Pitt, Peeter Arkipus, Mart Seeder, Marek Karp, Robert Schmidt, Mihkel Nemmekel Marran, Aleksander Turjov, Meril Mägi, Priit Rebane, Kukar Võsaar, Hans-Erik Kiljasson, Kristjan Kannike, Risto Põlluste, Dmitri Kruvlikov, Ossi Kokkonen, Tiina Tross, Ivo Müürsepp, Veiko Hintsav, Sergei Mager, Tarmo Siib, Robin Martsinkevitš on jõudnud finišisse. Rajalga tuletame meelde, peaks olema Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas, aga samuti ka Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar on rajale startinud. Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid on teada antud ja peaks olema startimas homme poolmaratoni distantsile täpselt südapäeval kell 12.00. Tanel Iisrael, Olev Sõõrumäe, Kaupo Uuetoa, Tauri Migur, Jekaterina Mirov-Kortseva, Georg Simon Herodes, Deniss Stahnevitš, Pia Toil, Jaanus Joasoo, Sven Kreiberg, Arto Ahmed, Alan Vask, Karl-Robert Kallaste, Aleksei Šadrin, Margus Udeküll, Aivar Lääne, Alar Voogla, Helge Gröner, Solheim Norralane, Maria Nesterko, Ergo Mets, Karita Riuta, Erki Villems, Marbel, Vaino hiljuti finišeerunutest. Ja päris tihedalt kümmekond enamgi jooksjad samaaegselt finišisirged ja spurditakse väga korralikult selleks, et finišeer veel oma positsiooni parandada. Maris Einaru, Paul Põldsaar, Alan Kald, Aleksander Kaju, Marko Kivisild, Mait Kiigemägi, Peeter Schmidt, Janar Sääsk hiljuti finišeerunutest. Kadi Torila Tallinna Tehnikaülikoolist hetk tagasi finišis, nagu näeme, on osavõtjate hulgas ka noori poisse ja neide ja vaatame, Tristan Aiksild on lõpetanud distantsi ajaga 43.28. Jevgeni Kohovatš, Liis Kelmet, Rene Pajus tema järel. Väike vahe paarkümmend meetrit ja siis tuleb juba uus grupp, tullakse paari kaupa, tullakse kolme kaupa, spurditakse, tullakse neljakesi rivis ja järjest tihedamaks see finišeerumistihedus siin lähiminutitel muutumas on. Jaanus Jõgis,
Eveli Nurmeots, Jaagup Ojalill, Rändi Orel, Joonas Paju, Andres Olt, Krist Tõnisson, Lauri Korjus, Risto Härmatis, Frank-Juhan Ojarand, Ülo Jürgen Russak, Kristjan Sarapuu, Kristin Kaljula, Kristjan Tammearu, Inga Kree. Väga kiiresti siin arvutimonitoril see nimede rivi muutumas on ja oma vanuseklassi Eesti rulluisutamise valitseja Jarek Mäestu Tartu Ülikooli liikumisteaduste ja füsioteraapia instituudi teadur on lõpetanud distantsi ja tema järel samad sõnad Diana Kaareste kohta, rulluisuklubi Abek esindaja, tulemus 44-34, olles naiste oma vanuseklassi Eesti üks parimaid ja kiiremaid rulluisutajaid, kes lõpetasid nädal aega päevi tagasi meie Uusmaa rullituuri sarja finaaletapi, mille järel selgusid siis selle sarja käesoleva aasta Eesti parimad ja järgmisel nädalavahetusel laupäeval on rulluisu kalendris veel üks osavõistlust ees ootamas, milline sõidetakse ja peetakse maha Tallinna Arena ehk siis Tondiraba spordihalli juures asuval asfaldiovaali. Aga täna ja sel nädalavahetusel on suur jooksupidu Tallinnas ja Martin Pärton, Matteo Paiolo, Itaalia mees, Siim Sits, Armin Soosalu, Merlin Mõistus, Martus Kivistik, Sven Jensen, Ivar Palk, Madis Põrk, Sergei Petrov, Sander Leiman, Allar Läll, Aare Saliste, hiljuti siis lõpetanutes mõned nimed teile ette loetada. Miika Oksanen, Tarvo Räni, Ivo-Niklas Hermanson, Märt Raam, Sergei Mašarov, Marek Lilts, Sergei Ignatov, Margus Tali, Vello Vene, Meelis Koskaru, Kristjan Alamaa, Jevgeni Šubarov hiljuti lõpetanutest. Rain Eller, Kristoffer Sabeljev, Andres Klopitski, Indrek Saaremäel, Madis Rajando, Jürgen Bach, David Jevik Edwards, Suurbritannia esindaja siis hiljuti finišeerus. Tallinna sügisjooks 10 kilomeetri distants täna kavas. Olles siis Selberi linnajooksude sarja selle hooaja üheks osavõistluseks, siin on ootamas veel 2 võistlust, Tartu linnamaraton ja Paide-Türi rahvajooks. Millised joostakse ning võistletakse Viinakuu oktoobrikuu esimestel päevadel. Ja vaadake, järjest tihedamaks finišeerunud hulk siin finišisjärgel läheb, kui äsja Toomas Lepikult lõpetas distantsi Toomase järel, siis Joel Järviste, Märt Ridala, Maarja, Liisa Kais, Ingmar Trummer, Stefan Langebraun, Kobi Üksvara, Asso, Advan, Kati Jürisson, Marju Mikri, Kristo Kütt, Joosep Paare, Mattias Alman, Almar Marjak, mõned hetk tagasi lõpetanutest. No Aivar Sõerdi numbri all 303 Riigikogu liiget näeme finišeerujate hulgas. Eluvaldkondade esindajad erinevas vanuses, nii koolinoori, kooliõpilasi, neid ja noormehi. Üks tubli issi numbri all 488 poja käe kõrval on siin distantsi lõpetamas ja see on Kristjan Prants. On siis tubli issi, nii et vanemad on suureks eeskujuks siin pereliikmetele, noorematele pereliikmetele, kui Marge Nõmgi lõpetab naistest 66. finišis ja hetkeseisuga on finišis pea 500 lõpetanud. No Rainer Vakra ületab lõpujoone. Ma ei tahaks nüüd uskuda, et siin on kohalike omavalitsuste valimiste eelse reklaamiga tegemist, aga noh, ütleme niimoodi, et ei ole kõige halvem reklaamivariant kui see, aga noh, Raineri puhul teame, et on tegemist väga sportliku mehega ja talvisel ajal on korvpalli Eesti meistrivõistlustel madalamates liigades spordiklubi Rimm meeskonnas Rainer kaasa löömas, nii et sport ei ole sportlikust perest sirgunud Rainerile, Riigikogu liikmele kaugeltki mitte võõras. Ja kui meie
poliitikud, Riigikogu liikmed, miks mitte ka meie ministrid, valitsuse liikmed oma sportliku eeskujuga on sütitamas ülejäänud kodanikke ja näitavad seda, et peavad terve riigi ja sportliku riigi väärtust, sest samavõrd, kui seda teevad selle riigi kodanikud, tuhanded jooksjad, kes sel nädalavahetustel erinevatel distantsidel ennast proovile panemas on. No tunnete ära, omaaegse Eesti mõne parima jooksja Donatas Armoti, kes tänasel päeval on ajakirja jooksja välja andmas, nii et kes soovivad spordiuudistega kursis olla ja on keerunud just vastupidavus spordialadele, siis Donatas Armont ja tema poolt välja antav ajakirja jooksja number igakuiselt peaks kindlasti teie koju jõudma. Küll tõsi vist palju, kas 6 numbrit äkki aastas ma siin tegin vist natukene liiga, pingutasin üle, ütlesin, et kuukirjaga tegemist on. Aivar Köök lõpetamas distantsi. Tehakse siin veel lõpusportijad finišitirgel konkurentidest mööduda uimrang challenge. Paljudel on siis me jookseme Tallinnas ürituse särgid seljas. Vaatame siin harrastuskorvpallur Jüri Metsaorg on finiši suunas liikumas, kas ka tütred Maria ja Beatrice täna rajal võiksid olla või kas abikaasa Kiti homsel päeval on startimas poolmaratoni või maratoni distantsile. Seda saame teada juba homme. Aga lõpetanutes siis Jüri järel, Rasmus, näeme Ville Juussi, Urmas Abel, Jamiel, no nii kiiresti need nimed siin arvutimonitoril juba lähevad, et raske on neid jälgida. Sestap visake pilk peale finišeerujatele ja rahvas, aplodeerige meile! Mis me vaatame siin suud ammuli teeajalausi tublidele naistele ja meestele ja siinkohal võiks endale ka küsimusi esitada, et miks mitte olla järgmisel aastal ise osavõtjate hulgas. Noh, mõtlete siin, et laula papp ja teising juhutuskõnet, aga miks ka mitte. Igal juhul vaadake naeratus näol, paljud osavõtjad tulemas on, nii naised kui ka mehed ja puhas liikumisrõõm ning puhas tervis vaatab meile siit vastu. Julgen siinkohal kinnitada, et tervist on võimalik taas toota ja vaatame kohe-kohe on lõpujoon siin ületamas ka järjekordsed lõpetajad, kelledest siis, kui õigesti tähele panin, Tiiu Müürsepp hetk tagasi distantsi lõpetas startana Tiiu Müürsepp. Ja hea jooksu siis on Liis-Grete Adonen, isa Meelis Adonen, meie siis üks rekordmaratonaritest mehed, kellel Kaukas juba pea 160 läbitud maratoni, on tütre rajapeerest kaasa elamas Aivo Noormets, Otepää Tartu jooksumaratoni traditsioonide aushoidja, omaaegne Eesti meister sprindidistantsudel, staadioni jooksudes 100 ja 200 meetri distantsil hetk tagasi 10 kilomeetri distantsi finišijoone ületas. Meie rattaklubide liikmed, jooksuklubi Mustpuudel liikmed siin näeme, nii et paljud jooksjate kogukonnad ja jooksuklubide liikmed on täna 10 kilomeetri distantsil kaasa löömas ja mitmeist tegemas isegi duublit, on startimas homme omakorda kas maratoni või poolmaratoni distantsile. Eliise Luks, Üllar Roostoja, Tiina Koskinen, Andrus Viilmaa, Rostislav Tšikalski, mõned nimedest ette loetuna seal Janek Popel, Aleksei Filatov. No nii kiiresti need nimed siin arvutimonitoril tõesti jooksevad praegu hetkel, et on neid raske pinnamäljast ekraanil jälgida. Ja pigem siis pilk heita reaalajas, muideks ka jooksu koduleheküljel aadressil jooks.ee on võimalik tulemustele kaasa elada. Näe, Heidi läheb ja Heidi jõuab finišisse.
millise Heidiga tegemist võiks siin olla Keidi kirjutaja, mitte Heidi, vaid Keidi. Tervitame ka Keidit finišis, nii et tore on, kui osavõtjatel on raja veeres poolehoidjaid ja neid raja äärest ergutatakse, utsitatakse. No ühel härrasmehel on kas öid näinud päevasärk või päevi näinud öösärk seljas, igal juhul lips on ees ja välimus on igati vinks-vonks, vaatamata sellele, et allpool on seal sportlikud lühikesed jooksupüksid vastu vaatamas, on ka läbi aegade aastate olnud neid tublisid jooksjaid, kes on kogu antsug seljas, ülikond seljas ja lips ees erinevaid distantse läbinud. No üks kostümeeritud tegelane, kes meil siin võiks olla Sebraga vist on tegemas, nii et Sebra jõuab finišisse, Viktor Varlamon on tegemist ja tervitame relvavenda Aimar Kitt, Salva kindlustuse raudvara jõuab finišisse, teab, kuidas pojal täna rajal läinud on ja jooksutreener Einar Kaigas ületas hetk tagasi spordiklubi jooksupartner esindaja finišijoone. Ja klubi jooksupartner siis mõned nädalad tagasi viis kõrgel tasemel läbi Peetri jooks, milline siis Eesti jooksukalendris juba teist aastat järjest tulnud selleks, et jääda. Tallinna külje all Peetri aleviku stardi ja finiši paigaga. Igal nädalavahetusel Eestimaa erinevais paigus suuremaid ja väiksemaid jookse ning Peetri jooksu üks korraldajatest Margus Pirksaar on kokku lugenud, et ühe aasta jooksul läbi terve aasta toimub Eestimaal hinnanguliselt circa 500 eri tasemel, eri suurusega ja eri paikades toimuvat jooksuvõistlust. Eduard Ignatin, Argo Kutso, Raigo Kutso, Merlin Fiks, vaatame siin, Toomas Sert, Kerli Siren, Sirli Kalbus, Olavi Andla, mõned nimedest siis teile ette loetud, kes hetk tagasi distantsi lõpetanud on. Kui pilt keskendub sellele arvutimonitorile, siis ei näe reaalajas pilti, ei näe neid naerusuid ja õnnelikke nägusid. Mõned näod on ka väsinud, kui Villu Meel, Saaremaa mees on jõudnud üle finišijoone, mees, kes siis homsel päeval on startimas poolmaratoni distantsile, kui ma õigesti mäletan ka, on tegemas kuldset duublit, niinimetatud kuldset duublit ette Peetrina maratoni ja Tallinna sügisjooksu nädalavahetusel. Mitmete töökollektiivide esindajad on nüüd samuti distantsi läbimas, sest kuu lõpus on Euroopa spordinädal, mida on tähistamas ka Eesti 23.–30. septembrini, kui õigesti mäletan. Peab siinkohal tunnistama, et silme ees võtab ikka kirjuks küll, nii tihedalt läbisegi finišisse tullakse ja hinnanguliselt minuti jooksul praegu hetkel võib see finišeerumistihedus olla 100 või enamgi jooksjad finišis, elik enam kui üks jooksja sekundi kohta. 180 isegi topelt kinnitab mulle MyLabs Eesti ja Championship Eesti esindaja Olavi Valner. Peab ikka väga täpne süsteem olema, et milline fikseerib need tulemused finišis ja paneb jooksjad õigesse järjekorda. Aga nii nagu mainisin ka, need eelpool mainitud vajavõtusüsteemid seda võimaldavad. Ja võimaldavad fikseerida tulemust ilmselt 1000 sekundi täpsusega vajadusel. Jooksus siis sellist täpsust ei ole vaja, aga sekundi kümnendik täpsust kindlasti on. Enam kui 8000 jooksjat, käijat, kepikõndijat täna 10 kilomeetri distantsil kaasa löömas on, olles sellega kindlasti SEB Tallinna maratoni nädalavahetuse arvukaima osavõtjaskonnaga distantsiks. Ja paneme kõigile lõpetajatele südamele, et kohe finišijoont ületades palun liigume edasi, sest et hetkel on kätte jõudmas just see finišeerimise tipphetk, kui üle joone tuleb kõige tihedamalt rahvast ja et ei tekiks troppi, siis liigume edasi vanalinna sisse ja siis saab väikese tiiruga
tulla tagasi siia Vabaduse väljakule, võtta oma finišijärgsed söögid-joogid ja kuna sellist õrna uduvihma ikkagi aeg-ajalt sajab, siis nüüd pärast finišeerimist on küll üsna oluline mitte külma saada, et kellel vähegi võimalik pange siis ennast soojemalt riidesse, sest et see on praegu selline ohtlik hetk, kui te olete higine, märg ja taevast ka veel külma vihma kaela tuleb, siis võib see haigus tulla päris kiiresti. No üks mees siis sportlikku käimist harrastades jõudis hetk tagasi finišisse, ka Pärja Soomondina spordiklubi esindaja lõpetas distantsi, aga lugupeetud finišeerunud, järelkoridoris palume liigume edasi ja siit siis võistluskeskusest minnes pakihoiu riietumisalale ainult tunneli kaudu. Palume Kaarli puiesteel mitte ületada, palun oma elu mitte ohtu seada, sest hetkel Kaarli puiesteel liiklus on avatud, nii et sinna riietumis- ja pakihoiu alale liigume vaid tunneli kaudu. Dear participants, I remind you that moving to the dressing and luggage area only and strictly through the tunnel. Kell 7 autosustame siis tänase sügisjooksu parimaid, nii et tulge kindlasti ka autosustamisele kaasa elama. Те участники, которые финишировали, просим передвигаться на зеленую зону, где у нас раздевалки, где камера хранения, только через тоннель, поскольку дорожное движение сейчас на бульваре Карли открыто, только идти на раздевалки и камеру хранения на эту территорию через тоннель. Pesemisvõimalused on Tallinna spordihoones, jääb siit siis natukene eemale, täpne aadress Hirne tänav 8 peaks olema, nii et renoveeritud Kalevi spordihalli kõrval on siis kohe Tallinna spordihoone, kus osavõtjatel on täna võimalik finišeerumise järgselt pesemisvõimalusi kasutada. Hästi palju on noori neidusid ja naisi finišeerujate hulgas ning nii nagu täna kokku lugesime, vaatasime ka, siis 10 kilomeetri distantsil, uskuge või mitte, 68% osavõtjatest on naised ja 32% mehed ja vaatame ühte siis kolmikut tegev üks osavõtjatest, Marika Rooberg, kes on ka üks vabatahtlikest ja vabatahtlikult kaasalööjatest korraldajate hulgas, jõudis hetk tagasi finišisse ja Marika homsel päeval juba on startimas maratoni distantsile, olles eile selja taha jätnud Nike noortejooksu 5 kilomeetri distantsini, et eile 5 kilomeetrit, täna 10 kilomeetrit ja Eesti üks enim maratone läbinud naismaratonereid võib seda kindlasti endale lubada. Aga kirikukellad löövad ja see tähendab ühte, et rajal on olnud praeguseks hetkeks juba pisut rohkem kui 1 tund. Jah, täpselt seda näitab ka finišikell, tund, 1 minut, täpsemini siis 1 tund ja 2 minutit tiksub kohe-kohe täis. Erik, need osavõtjad, kes praegu lõpetavad distantsi, tempo on olnud natukene üle 6 minuti kilomeetri kohta, mis on kindlasti märkimisväärselt korralik tempo. Tähtis pole mitte võit, tähtis on distantsi läbimine ja osavõtt ja hea enesetunne. Rõõm liikumisest ja kindlasti ka see hea tunne finišis, et jõudu jäi natukene üle. Ehk siis jõukohasuse printsiip on oluline ja treeningutel kindlasti ka järk-järgulistuse printsiip on oluline. Kõigile, kes on siis rajalt tulnud, imet ei sündinud ja võit läks täna Keeniasse. Esiotsa mustad mehed maadlesid poole tunni piiriga. Mis tähendab seda, et täna ei olnud ka see päev, kui rajarekord oleks sündinud.
aga kiired olid nad sellegipoolest. Lea Oja siis hetk tagasi finišijoone ületanud Evelin Edro, Katrin Nurk, Marko Vahi, Christopher Turro hiljuti finišeerunutest. Anastasia Zdanevitš, Terje Tiimann, Robin Raivet, Rein Velja. Väga muljetavaldav pilt ja tõesti 100 000 osavõtjad ehk kui tihedus 180 osavõtjad minuti kohta, siis 5-6 minutiga ületab finišijoone siin 1000 osavõtjat, jah. Pirmin Tamme nägime hetk tagasi finišeerumas mees, kes on juhendamas mitmeid triatleete ja tähelepanu Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas jõuab finišisse korvpalli põrgatades, nii et temaga koos ka grupp harrastus korvpallureid. Korvpall, milline on Jüri lemmikspordiala, aga tuleb ka meelde, et Jüri Ratas on korraldamas ka omanimelist rattavõistlust Pirita linnaosa ja Tallinna elanikele. Ja homme juba siis on korvpallid taas rajal, kui meil toimub järjekordne Guinessi rekordi üritus. Seekord siis minnakse rajale lausa 2 korvpalliga koos põrgatades ja et sellel alal nii-öelda saavutada see Guinessi rekord, tuleb maraton läbida kiiremini kui 4 tundi ja 10 minutit. See on hetkel siis kehtiv rekord põrgatades korraga 2 korvpalli ja homme on meil siis rekordiürituskatse, võite kõik tulla sellele kaasa elama. Jah, täpselt nii, noormees nimega Martti Medar on seda tegemas. Mõned aastad tagasi siis tegi ta seda ühte korvpalli põrgatades ja aeg olid toona 3 tundi ja 7. Jälle finišisirgel on suurem hulk osavõtjaid nagu paisu tagant tuldaks. Käsikäes siin mehed, naised läbisegi kõrvuti ja hea meel on selle üle, et väga palju on naisosavõtjaid, mis näitab seda, et Eestimaa naised on väga sportlikud ja teisipidi, kui öeldakse, et Eestimaa naised on kaunid, siis ilmselt selle elu saladus on ka sportlikkus ja regulaarne siis liikumisharrastusega tegelemine, sportimine. No üks härrasmees tuleb, 2 daama, 1 isa, vist on 2 tütart, 1 ühe käe kõrval ja teise käe kõrval, nii et õnneliku isaga tegemist on, kui see nüüd oli see pilt, aga igal juhul üks meesterahvas ja 2 naise keskel hetk tagasi lõpujoone finišijoone ületas. Ja Tiina Koskinen on unustanud oma pangakaardi sportlandi teli. Saate neid jälgida ja saate pilku peal hoida, kas keegi teie sõpradest, tuttavatest on juba finišisse jõudnud. Kõik, kes te olete lõpetanud ja jõudnud vanalinna kaudu tagasi siia Vabaduse väljakule, siis pakihoidu ja riietuma pääseb ainult läbi tunneli.
siin on liiklus juba päris tihe, nii et varuge ka siin aega. Tagasi Swedbank Eesti juht Robert Kitt ületas finišijoone. Ja jooksjate vool ja rivie taha lõppeda Eesti firmaspordi juht Martti Soosaar, sportlik mees, džentelmenlikult ühel daamil vitli siin dressipluus maha kukkunud, jooksis daamile järele finiši joone ületamise järgselt selle dressipluusi daamile ulatas, nii et kindlasti selline fair play ja džentelmenlik käitumine rajal. Rademari esindaja, nii et Rademari tiim siin in corpore tahaks uskuda, hetk tagasi lõpujoone ületasid. Spordipoodide Keit Rademari esindajad siis on sportlikud ja nii nagu täna oleme rääkinud ka, et mitmetes firmades on tööandja kinkinud ja pakkunud võimaluse firma töötajatel SEB Tallinna maratonil, SEB Tallinna sügisjooksul kaasa lüüa. Kes osalesid täna distantsil just nimelt oma suurema kollektiive, siis kui me umbes kell 7 autosustamisega alustame, siis saame teada ka, missugune oli see ettevõte, kus täna kõige rohkem inimesi rajal oli. Jaan huviga ootama. Igal juhul tervitame veel kord kõiki nii väikeettevõtteid kui ka suurettevõtjaid, kes tööandjatest siis soodustas või kinkis oma töötajatele võimaluse ja kompenseeris siis tasuta osavõttu sügisjooksust SEB Tallinna maratonist, siis kindlasti minu lugupidamine ja tervitame selliseid tublisid tööandjaid, kes oskavad selliseid väärtusi oma töötajatele pakkuda, sest tihti, nagu öeldakse ka, motivatsioonipaketi osa ei ole oluline rahaline preemia või rahaline summa, vaid just nimelt need emotsioonid, ühiselt veedetud aeg ja miks mitte sellised suurepärased võimalused erinevatel rahvaspordiüritustel osalemiseks. Tarmo Hansson ja Katrin Hansson tervitame finišis. Arvi Matvei, Sirri Luuk, Evelyn Newley, Aldert Sõtkov, Reelika Tabre, Merle Kadak hetk tagasi finišeerunud hulgas. No üks mees tuleb väga stiilse kepikõnniga, tuletame meelde, et Eestis on ka meie oma kepikõnnivarustust tootev ettevõte Iluum. Nii et nõutage hästi varustatud spordipoodidest Iluumi kepikõnnivarustust. Hea harrastus nendele, kes mingil põhjusel joosta ei saa, ei taha, kas vanuseliselt või tervisliku seisundi tõttu, nii et miks mitte, kepikõnn on kindlasti suurepärane harrastus, ei koorma nii palju teie lihaseid liigeseid eelkõige, aga samal ajal annab väga korraliku kehalise koormuse nii südame-veresoonkonnale kui ka tugiliikumisaparaadile. Nii, daamid tulevad näod säramas peas ja selliseid finišeerujaid on tõesti siit finišikoridori veerest nauditav vaadata. Ja tulevad juba kiiremad käijad, kõndijad ka, aeg muidugi reedab seda, et nad vist ikka natukene seasörki on ka lasknud, sest me teame, et kui selline väga kiire kõnd ja kõnnak on, siis võiks olla maksimaalne liikumiskiirus 7-8 kilomeetrit tunnis. Aga aeg on tegelikult sealmaal, et 13 minutit üle nii-öelda täistunni tiksunud, nii et miks mitte sellised sportlikumad käijad ka võivad juba keppidega kõndides ja käies distantsi läbides ka finišijooneni jõuda, nagu seda äsja kaks härrasmees ka tegid, kes hetk tagasi kepi kõndi videodes siis lõpujoone ületasid. pilk uurimas finiši kella ja päästvad finiši
finišijoont, osavõtjatel liigutakse lõpujoone suunas. 10 kilomeetrit on selja taha jäänud. 10 kilomeetri rada Tallinna kaunitel tänavatel teedel. Täiesti uus 10 kilomeetri distants ring nendel osavõtjatele, kes varasemad 10 kilomeetri distantsil kaasa löönud on. Ma tahaks uskuda, et teile meeldis. Siis algamas 10 kilomeetri distantsi parimate autasustamine. 3 kiiremat naist, 3 kiiremat meest on kutsutud autasustamisele ja samuti siis ka eriauhinnad välja anname selle tseremoonia raames. Õnnelikult naeratavad näod tänases siis natukene pilvises ja kergelt vihma tibutavas õhtus asendavad meile seda päikest, mis pilvede taga on, aga loodan, et päike pilvede tagant tuleb välja homsel päeval, mil meid ees ootamas maratoni ning poolmaratoni distantsid. Maratoni distants startimas hommikul kell 9, poolmaratoni distants täpselt südapäeval kell 12.00. Ja kaksi ja käsikäes rüütakse päästa finišijoone suunast. Eks natukene ole kindlasti rajal väsitud ka ja oodatakse seda lõpujoont. Tähelepanuks siis palume riietus- ja pakihoiu alale liikuda vaid tunneli kaudu. Kaarli puiestee ületamine on rangelt keelatud, liiklus on avatud ja Kaarli puiesteed tänaval tasapinnalt ületades võite oma elud ohtu seada ja tekitada liiklusohtlikke olukordi. Palume seda kindlasti mitte teha. Challenge, poistel särgid seljas ilmselt teisel päeval ollakse osaletud ka Nike'i noortejooksul, mille distantsi pikkuseks oli 5 kilomeetrit, startis siit samast eile õhtul kell 19.00 ja 3500 osavõtjad kõik kohad olid täis registreeritud. Võitjad Andi Noot ja Kelly Nevolihkin teist aastat järjest. Riina Kukkur, Merike Aaba, Kelly Kulla, Erika Leine, Margit Kallas, Katrin Viimsalu, Katrin Tiidrus, Martine Tammaru, Hille Sinivee, Elo Sert, Liisbeth Kaisel, Tiia Tiisler, Markus Michelson, Egon Sale, Helena Kurvits, Karin Kroier, Rebecca Hunt, Igor Kirchner, hetk tagasi finišeerunute hulgas. Tänane võitja tulemus oli siis 29 minutit ja 46 sekundit. Läks võit meil Keeniasse. Ja
Bernard Korir siis peaks olema mees, kellele tänast võit jäi ja tema järel siis Ibrahim Mukunga Vakira ja Henri Kipsang olid järgmised finišeerunud. Eestlastest parimana meie noorema generatsiooni jooksja Karel Hussar lõpetas kõrge 4. kohaga tänase võistluse ja igati tubli tulemusega. Ja kuigi Ibrahim Mukunga Eesti jooksuüritustelt teada-tuntud mees kaotas võitjale siin umbes 3 sekundi kaupa, oli see vahe siiski päris veenev juba siia Vabaduse platsi lähedusse jõudes, nii et juba ammu enne finišit tehti siis ilmselt ajal selgeks, kes täna see kõige kiirem mees on. Jah, juba stardist minnes telepildi vahendusel nägime ka, et Keenia jooksjad võtsid juhtohjad enda kätte ja kuni finišijooneni nad ka ette jäid ning esikolmikus lõpetasid. Ja samal ajal kolmandana finišisse jõudnud keenlane oli omakorda siis juba päris pikalt teistest maha jäänud ja nautis seda lõppu omas tempos ja jagas siin raja ääres pealtvaatajatele ka matsusid. Ja esikolmiku järel oli juba siis päris palju tühja maad. Maarit Jätsa, Eneken Escholz, Marika Sarap, Martin Lillepuu, Özge, Gökay, Meri Ningelder, Meri Hagaela, Kaidi Sööt, Eve Kallas, Klara Eno, Karmen Mezulis, Julia Vokova, Olatoje Gabiru Agbola, Kersti Konist, mõned hetk tagasi finišeerunud päris eksootilisi nimesid. Annab välja lugeda ja välja hääldada. Kes soovivad kaasa elada homme maratoni jooksu kiirematele, siis eeldatavalt pärast kella 11 jõuavad tipud siia finišisse, nii et kui te kell 11 olete siin, siis kindlalt midagi maha ei maga. Ja poolmaratoni distantsi kiiremad jõuavad finišisse natukene pealt kella 1. Hyvä Suomi, tervetuloa maaliin, Ivar Valge. Meikäläinen Suomessa. Naljaga pooleks, Ivar teada-tuntud Eestimaa mees, aga tänasel päeval oma sõprade auks ja Soome Vabariigi 100. aastapäeva auks mees selga pannud Soome siniristi lippu kandva jooksusärgi. Mees võistelnud korduvalt ka Soome lahe teisel kaldal toimuvatel sealsetel suurepärastel jooksuvõistlustel, üritustel ja täna meil siin võistluskeskusel on võimalik veel ennast kirja panna, registreerida, infot saada ka järgmise aasta Helsingi maratoni kohta, Helsingi poolmaratoni kohta ja kes varem Helsingi maratonil kaasa löönud on, siis teavad, et Helsingi maraton on kalendris kohta vahetanud varasema augustis toimumise asemel leiab Helsingi maraton järgmisel aastal aset 19. mail, samal päeval, kui meie lõunanaabrite juures on toimumas Riia rahvusvaheline maraton. Aga täna siin võistluskeskuses on võimalik veel ennast kirja panna ka Itaalias toimuvale Ravenna maratonile, aga samuti ka kodustele suurepärastele jooksuüritustele Tartu linna maratonile, Vändra maratonile, Kompressport Vändra maratoni osavõistlustele, ümber Viljandi linna jooksule ja kas mõne ürituse jätsin siin nimetamata, mainimata, seda tegin siis palun vabandust, aga kõik need ürituste läbiviijad, korraldajad leiate võistluskeskuses meie sekretariaadi telgi vastast Kaarli parkla territooriumit, nii et käige sealt Sporditänavalt läbi ja vaadake, kes siin koha peal on ning saate ennast nendele suurepärastele rahvaspordiüritustele sündmustele kirja panna. Seal on ka spordiürituste korraldamise klubi, kes kutsub teid registreerima järgmise aasta maijooksule, Narva energiajooksule ja ilmselt on võimalik ennast kirja panna juba ka järgmise aasta Tallinna sügisjooksule ning SEB Tallinna maratonile. Eelregistreerimine on juba alanud.
või siis parafraseerides, tsiteerides Eesti filmiklassikat Seltsimehe unetu, kiirustage. Tulemusi saab hetkel kõige lihtsamini vaadata jooksu kodulehelt jooks.ee. Seal on võimalik otsida siis nii nime kui numbri järgi oma tulemust. Ja teeme suure aplausi see härrasmees numbri 4608, kes ratastooliga ennast vapralt finiši suunas lükkamas on. Ma arvan, et Eesti invasportlased kindlasti võiksid veelgi tihemini osaleda Eestis toimuvatel rahvaspordiüritustel. Kerge see ei ole, nii nagu siit näha on ja selle tänava sillutisel ei ole kerge ennast ratastooliga lükata, aga Jüri Toomejõe on see mees, kellele siin sügava kummarduse ja aplausi teeme. Kuna hetkel jooksjad veel finišeerivad, siis ei ole võimalik siit üle selle finišisirge pääseda sekretariaadi telki, mis tähendab seda, et tuleb ette võtta vähe pikem rännak, kui te tahate näiteks homsed stardimaterjale välja võtta. Ikka tunnelisse Kaarli Haljasalale ja siis seal juba Kaarli kiriku poolt on ülekäigurada ja saate siis väikese ringiga sinna sekretariaati, kus siis muuhulgas on võimalik oma kiipi kahe ekraani ees viibutada ja siis peaks ekraanile ilmuma ka teie tänane tulemus koos ajaga. Jah, niimoodi on, või natukene vaadata ringi siin võistluskeskuses veidi kannatust ja siis juba, kui siin finišeerumistihedus õige pea hõredamaks ja siis ilmselt see lüüs siit finišikoridorist üle ka avatakse, aga praegu hetkel see veel on kindlasti suletud. Liiklus siia Kaarli Haljasalale läbi tunneli on nüüd natukene hõredamaks näinud, nii et saate kenasti tunnelist läbi ja oma pakid kätte, et kohe riidesse panna, sest et õrna uduvihma aeg-ajalt veel tuleb ja ei oleks ju mõistlik pärast sellist suurepärast üritust kohe tõviseks jääda. See oht on aga olemas, eriti kui te pärast jooksu higine olete, nii et tasub kindlasti siis rahvasoojamad riided peale panna. Ja päevalaaval hakkab siis see finišeerumistihedus hõredamaks jääma. Enam kui 8000 registreerunud 10 kilomeetri distantsile, jooksjaid, käijaid, kepikõndijaid, kõiki läbisegi. Tänasele võistlusele registreerudes oli kõigil võimalik panustada ka SEB heategevusfondi. Kõigi vahel, kes seda tegid, läheb loosida eriauhind ja selle me anname samamoodi üle autasustamisetseremoonia käigus, mis algab juba üsna pea. Nii, kes meil siin siis soomlannad Eva-Liisa Heiskanen, Sadu Pülkkänen, Meiu Enno, terve tulla maale. Väga sellised kelmikad ja rõõmsad soomlannad. Tallinna tänavatel täna 10 kilomeetri distantsi selja taha jätta. Sergei Kulikov finišis. Liina Toming, Kersti Kuru, Eva-Liisa Heiskanen, lugesime nimed juba ette, Margot Tammik, Triinu Meerits, Erika Lintal, Helena Pajuste, Kristiina Koost, Martin Nagel, Aljona Keerd. Hiljuti lõpetanutest mõned nimed siis siit ette loetud. Kristiine Märtel, Annika Liimann,
Kukepuu, vabandust, Anne-Mari Aasoja. Marja-Leena Eiriste finišis, meie põhjanaabrite esindaja. Rolandas Korševitski, Ave Meier, Mart Meier on jõudnud finišisse. Liisa Kaha, Melanie Joonas, Kristiina Noor, Giacomo Brangi, Lars Leemann, Kristel Pärnpuu lõpetanud distantsi. Rimma Soosaar jääme finišeerunute hulgast nimesid. Piret Kaevats. Katrin King, Tiina Konrad, Jane Voiter lõpetanud distantsid finišeerumisi püüdsid. Ja nüüd hüppe üle finišijoone. Hüppake, aga ärge saltot tehke. Läbitud ja poole tunniga veel on siis läbitud omakorda 4 kilomeetrit ja jõutud finišisse. Marge Nebel, Oleg Potapšuk, Henri Tsarents, Marge Saadre, Oksana Potornjeva, Hanna Alanen hiljuti finišeerunutest, kui siis kella 7 lautamas meid vähem kui pool tundi ja kell 7 algamas autasustamine. Tänane siis teine võistluspäev Tallinna sügisjooksul SEB Tallinna maratonil.
Tiia Hallimäe, Karin Tiivel, Piret Kotka, Jüri Virmalainen, Villerim Kelo, Aljona Nestrik, Julia Eesalu, Anna Markova hiljuti finišeerunutest. Tallinna linna spordijuht Rein Ilves on vapralt finišisse jõudnud. Muideks tema töökabinet igapäevaselt asub siit vaid linnulennult mõnekümne meetri kaugusel, nii et talle koduses kohas ilmselt täna ka päris paljud Tallinna linnavalitsuse erinevate ametite töötajad on kaasa läinud sellel 10 kilomeetri distantsil ja teab võib-olla treenitumad neist homsel päeval on ennast proovile panemas ka poolmaratoni või maratoni distantsil. Ka uue ujula ehitus, millist siis linnaosa kindlasti ootab ja mitmed teisedki väiksemad ja suuremad spordiobjektid on siin nii-öelda ootel, aga eks kindlasti peab ka linna rahakotti liikama ja vaatama, millised on võimalused ja millises järjekorras siis neid töid ette võtta saab ja projekte realiseerida. Aga liikumisradade kergliiklusteede võrgustik Tallinna ümbruses ja Harjumaa piisavalt täieneb ja need on need rajatised, millised on kodanike käsutuses 24/7, 365 rajatised, millistel saab sõltumata päevast ja kellaajast tervisekilomeetreid koguda. Kasutagem neid. Mitmed neist on siis ühinenud ka sihtasutusega Eesti Terviserajad organisatsioon, milline nädal aegu päevi tagasi presenteeris ennast Jumping Tallinn ratsutamisvõistluse raames toimunud spordifestivalil. Seal olid väljas siis ka mitmete spordialade esindusorganisatsioonid, alaliidud, aga mitte spordiklubid, sest septembrikuu on see kuu, mil spordiklubide on uksed avatud ja oodatakse uusi liikmeid oma ridadesse. Annika Sims, Astrid Kamaisto, Ave Jaakson Küttim, Airi Kullamaave, Triin Luupina, Ruvena Reyes, Sirje Unt, Andrei Sumolainin, Kristo Weinberg, Martin Nõmm, Siivi Teedla, Maiken Teedla, Kerli Käär, Anneli Säinas, Marika Tigalane, mõned siis äsja finišeerunutest ette loetud. Kaugelt enam kui 8000 osavõtjat 10 kilomeetri distantsil kaasa löömas, olles sellega SEB Tallinna maratoni nädalavahetuse osavõtjate rohkemaks distantsiks. Ja mis kõige tähtsam, kordan juba ennast,
68% naisi ja 32% mehi. Miks neid mehi on sellel distantsil nii vähe? Viskan õhku küsimuse. Arvate, et kõik on kolinud poolmaratoni või maratoni distantsile. Sealt me vastust ei leia. Ehk siis tahaks loota, et järgmisel aastal meeste osakaal 10 kilomeetri distantsil oleks kas või mõne protsendipunkti võrra kõrge. On lõpuks soo üles saanud ja vanemate jooksjate vahel siin risti-rästi slaalomit joostes lõpetamas ja sotsioloog Juhan Kivirähk tervitame finišis. Eelmisel aastal neelasin, pean tunnistama, keele alla, Juhan, kui sa finišeerusid, eesnimi ei tulnud meelde. Juhani käest võiks küsida vastust, kas ehk tema teab, kui suur protsent elanikkonnast võiks aktiivselt sportida ja ennast aktiivselt liigutada. Aga kepikõndijatest ka siis vahepeal Piret Tild, Kristi Helme, Eleri Lamont, Tarmalt, Oleg Sorokin, Nelja, Kronfeld, Helen Hiiemäe, Silva Saaliste, Marve Kaasik, Triin Seeder, Kristiina Valdre, Sanna Silla, Merle Samberg, Toomas Sarapuu, Aleksander Semjonov, Valentina Kimask, Marianna Sojustova, Külli Talvik, Mart Piirmets, Kairi Kungla, Žanna Kussarova, Heidi Kliimova, Sven Sõrmus, Katre Rennu, Olga Kase, Svetlana Bondartšuk, Raissa, Mirzo Jan, Olev Nirk, Katrin Valter, Kaie Riidak, Kerli Varend, Hille Kand, Rutt Karu, Anne Oat, Kristiina Lummo, Epp Vallase, Eve Pibermann, Nele Sinnep, mõned nimedest ette loetuna, kes siin hetk tagasi finišeerunud on. Nele Sinnep ja Ülle Gretškov on samuti lõpetanud distantsi. Tartlane Väino Erilaid rüükimas finiši suunas. Numbrial 8241 härrasmees, kelle eluaastet tiksunud juba üle, aitamist Väino 80 peaks olema. Alati kohal mees ja oma sportliku pikaealisusega, oma vitaalsusega paljudele teist ja meist eeskujuks. Liikumine on elu ja liikumine on kindlasti tervis. Palju liikuda, uuringud näitavad ikkagi, et sõltuvad vanusest ka 3-4 korral nädalas A-tunnikese sõltuvat liikumisaktiivsusest ka peaks ikkagi ennast aktiivselt liigutama. Toogos järjekordne Guinessi rekordite raamatu üritus ja tagurpidi finišeerumine ühelt härrasmehelt, kes siin kepikõndi viljelemas on. Tean, et tagurpidi joostes juba aastaid tagasi maratoni distantsi maailmamark oli kaugelt alla 3 tunni. Kui kõrgele tasemele see tänaseks kruvitud on, ausalt öeldes pole viimasel ajal huvi tundnud. Signe Veidla, Nele Kaves, Anu-Liine Noobel, Tiiu Haav, Riina Soodla, Anna-Liise Noobel, Pille-Mai Helemäe, Anu Männisalu, Regina Koppel, Kristiina Davõdova, Kadri Rist-Marju, Männik Piret Kotisepp, Katri Säkki, Kristel Lembit, Jaanika Toome, Piret Taes, Kai Kallaste, Ave Hermaseha, Jakobi Sirle-Roos, Ivi Alakas, Kairi Aagoja, Keter Martins, Evi Roodla, Angela Rumm, Mairi Bamberg, mõned nimedest ette loetuna. Inge ja Neelo, kas te kuulete meid? Tervitame teid finišis. Tere! Tervitame Jõelähtme Singli Raudala ka. Täna oled hingeldamas siin Tallinna sügisjooksul, Tallinna linna tänavatel, aga
Rodasuu Ruumist rattasõit peaks Jõelähtme singlil olema ees ootamas veel, kui ma õigesti mäletan, novembrikuu alguses, nii et singeldage veebis ja otsige üles, kes rattaspordist lugu peavad Jõelähtme singli kodulehekülg ja sealt leiate alati suurepäraselt Tallinna lähedal korraldatud põneva rajaga maastikurattasõidud. Ja nende siis Jõelähtme singli raudvarades Kaia Välk mõni aeg tagasi lõpujoone ületas. Või Kaisa, vabandust, jah. Kaisa Välk siin nimed kipuvad segamini, kui peast neid meelde tuletad, siis ikka aeg-ajalt tuleb eksimusi ja vääratusi, aga tahaks püüda faktides siis täpne olla, aga vana pea ei pea enam alati kinni kõik. Ja tähelepanu umbes 10 minuti pärast hakkame siis autasustama parimaid, nii et võtke kindlasti see aeg ja tulge siia Vabaduse väljaku treppide juurde sellele kõigele kaasa elama. Jah, kaunis uues kohas, amfiteatris seal treppidest all on lava ja pedestal üles seatud, nii et väga hea sealt kahelt poolt külgede pealt, igalt poolt on seda tseremooniat jälgida, nii tänasel päeval kui ka homsel päeval, kui ka eilsel päeval, mil seal pärjati sellel laval siis Nike noortejooksu tänavusi parimaid. 3 parimat meest, 3 parimat naist saavad autasustatud, lisaks on meil veel ka mõningad eriauhinnad ja me alustame juba õige pea selle tseremooniaga. So, dear participants, top 3 women as well as top 3 men, the awarding ceremony of the 10 kilometers distance will start very soon at 7 o'clock. Once again, I remind to you that top 3 men as well as top 3 women will be invited to attend the ceremony. Tallinn on suur linn, enam kui 400 000 elanikuga, nii et ma usun, et siin 10 kilomeetri distantsil kindlasti on veel vakantsi reservi, et järgmisel aastal neid tublisid naisi ja mehi oleks veelgi enam. Rada suudab vastu võtta, korraldajad suudavad vastu võtta ka, nii et täna, kes 10 kilomeetri distantsil siin kaasa löömas on, siis siit ainult positiivne sõnum järgmisel aastal kõikidele oma tuttavatele, sugulastele, naabritele, pereliikmetele, võtke nad näppu otsa ja endaga kaasa sellele 10 kilomeetri distantsile kaasa lööma. Ruumi igal juhul rajal on ja suutlikkust korraldajatel on palju rohkem osalejaid sellele 10 kilomeetri distantsile vastu võtta. Uus toimumisaeg ka siin laupäeva õhtupoolikul sobival ajal, mil see jooksvate ning kepikõndijate protsessioon ei avalda nii suurt koormust ja survet ka pealinna Tallinna tänavate liiklusele. Nii, tublid issid on siin tulemas, väikesed maimukesed kotiga kõhu peale pandud, nii et on meil siis tublisid siin emmesid ja issisid ka, väikesed vankriväljad aeg-ajalt siin osavõtjate hulgas hakkavad ka finišisse jõudma ja maimukesed vankri sees on põnevil pilguga ümberringi vaatamas ja ilmselt oma väikese peaga mõtlemas, et kuhu nad küll sattunud on ja mis siin toimub. Aga loodetavasti see muljeterohke pilt jääb neile terveks eluks meelde.
mõned minutid ootavad meid veel kella 7-st. Kui saame siis kaasa elada tänase 10 kilomeetri distantsi Tallinna sügisjooksu 10 kilomeetri distantsi kiiremate naiste ja meeste pärjamisele või autostumisele, kui soovite. Ja veel üks teada, Allar Tuulik on samuti jätnud oma pangakaardi Sportlandi telki, selle saab seal kätte. Anu Roht, Veronika Roht, Lea Koos, Madriin Lukka, Anne-Grete Veerpalu, Rutt Saveli, Harri Kubiainen, Liina Kikas, Kaja Vahar, Maie Järviste, Svetlana Fitšenko, Svetlana Poljakova, Aare Lapõnin, Karin Kaup, Palmi Linger, Tatjana Sakki, Laina Žuravljova, Pille Kaldaru, Ene Veske Mõttus, Mariann Karjus, Maris Riba, Marianne Kreismann, Maile Kask, Anneli Remmel, Jelena Glezovitš. Mõned siis hetk tagasi või mõni aeg tagasi distantsi lõpetanutest. Tänasest päeval toimusid siinsamas võistluskeskuses ka mesikäpa laste jooksud, millised olid samuti osavõtjate rohked. Tõsi, ilmaga vihmasajuga väikese pitseri mesikäpa laste jooksudest osavõtjate arvukusele vajutas, aga mitte olulisel määral. Need, kes tulid, need olid vaprad, need jooksid ja olid õnnelikud ning kõiki lapsi ootasid finišis magusad auhinnad. Tatjana Kutov, Julia Uvarova, Jelena Savisilk, Svetlana Prusakova, Margit Mutso, Arina Schmidt. Mõned siis hiljuti finišeerunutest. Valjumäe stardist kulunud on tund ja õige pea 51 minutit. Чем через 30 минут начнется торжественная церемония награждения лучших бегунов на 10-километровой дистанции. 3 лучших женщин и 3 лучших мужчин награждаются, так как и выдаются спецпризы. Stardivad siit juba rajale maratonarid ja maratoni distantsi raames selguvad taas käesoleva aasta selle distantsi Eesti meistrid. 3 tundi hiljem, täpselt südapäeval, startivad poolmaratoni distantsile. Osavõtjad ja poolmaratonarid on kaugelt üle 3000 stardiprotokolli kantud. Maratoonarite arv peaks olema paari tuhande või isegi enam osavõtja ringis ja ühtekokku kordan siis ennast siin kohal veel kord üle. Sel nädalavahetusel erinevatel distantsidel on kaasa löömas 56 ringi jooksjad ning liikumisharrastajad. See on rekordiline geograafia SEB Tallinna maratoni Tallinna sügisjooksu ajaloos. Arvo Aun, Katrin Mann, Mihkel Hinn, Ninna Hinn, Piret Pajula, Ester Kallas, Sandra Kornišev, Tiina Jaansoo, Liina Kristal, Andrei Västrik, Merlin Mihk, Irina Laidna, Mariana Maibu, Kätrin Arumetsas, Irje Just, Helle Siigur, Maris Vahar, Irja Kriit, Angeelika Jõela, mõned äsja lõpetanutest etteloetuna siis. Miks seda teeme, aga korraldajatele ja siinkõnelejale on kõik
kõik ühtviisi tähtsad. Nii 3 kiiremat keenialast, 3 kiiremat naist, kes õige pea pjedestaalile tõusevad, aga loomulikult kõik täna distantsil osalejad, nende nimed väärivad ettelugemist. Tõsi, kõiki ette lugeda ei jõua, aga mõned neist nii palju, kui on siin mahti olnud ja olen suutnud jälgida, oleme ikkagi püüdnud edastada. Võistlus saab läbi alles siis võistlusprogrammi osa, kui viimane osavõtja on lõpujoone ületanud. Loomulikult üritus sellega ja sündmusel läbi ei ole, sest korraldajad ootavad ees veel päris suuremahulised tööd, mis puudutavad nii korralduslikku külge ja homsel päeval kogu selle võistluskeskuse ja võistluslinnaku demonteerimist. See on suur töö, see on aastate kuudepikkune pingutus. Kaidi Aasa, Silja Limberg, Tiido Nurmetalo, Veronika Isberg, Katerina Kulitškova, Rahel Klaas, Kairit Nurmik, Jaanika Maljukov, Anneli Siimer, Tatjana Trahkina, Aime Arge, Regina Narva, Mai Narva. Tervitame meie tubli maletajate pere liikmeid Reginat ja Mai finišis, Brigitta Pihlakas, Angela Pihlakas, mõni aeg tagasi lõpetanutest ette loetud said. Aga Toomas, kui olen valmis, siis võtta jutu järgi üle ja õige pea siis tänase õhtu pidulik osa algamas, milleks on Tallinna sügisjooksu 10 kilomeetri distantsi parimate pärjamine. Ja ootame kõiki tõepoolest siia Vabaduse väljaku treppide juurde, sest iga minut alustame 10 kilomeetri autasustamisega. Seni aga siis saame veel kaasa elada lõpetajatele Viktoria Kabatšikova, Martin Lopp, Terje Kõrm, Eve Iverson, Marit Samriakova, Linda Koosel. Mõned siis lõpetanutest ette loetud Jane Engel, Janeli Niit, Birgit, Patrice Veer, Ave Kaneda. Lugupeetud osavõtjad, tuletame siis meelde, et pesemisvõimalused on Tallinna spordihallis aadressil Herne tänav 8. Kes teavad Kalevi spordihalli, milline on renoveeritud, siis kohe Kalevi spordihalli kõrval Herne 8, seal on vist mingi teine aadress ka, aga see mulle praegu peast meelde ei tule. Et sinna saatke sammud ja seal on võimalik siis täna võistluse järgselt pesemismõnusid nautida. Mari Tammetalu, Marget Scheenberg, Malle Täärand, Janne Liibrits, Kerli Ostov, Kaili Almägi, Kaie Ustav, Kaisa Sõme. Äsja jõudnud finišisse. Külli Saarits, Edgar Trumm, samuti ületanud lõpujoone. Kaunis ja sümboolne koht. Vabadussõja võidusamba Jalamill, austades neid Eesti kangelasi, kes vabadussõjas Eestimaa vabaduse eest seisid. Ma usun, et kindlasti neile rõõmuks on need tuhanded terved ja sportlikud Eestimaa naised ja mehed, kes täna ja homme siin selle kauni võidusamba Jalamill SEB Tallinna maratoni, Tallinna sügisjooksu erinevatel distantsidel finišeerumas on. Osakem väärtustada oma riiki, osakem olla uhked oma väikese kodumaa Eesti üle ja osakem väärikalt tähistada Eesti Vabariigi 100. juubeli aastat järgmisel 2018. aastal, kui SEB Tallinna maraton ja spordiürituste korraldamise klubi on võõrustamas rahvusvahelise maratonide ja pikamaa jooksude organisatsiooni AIMS iga-aastast või aastakongressi siin Eestimaa pealinnas Tallinnas. See on tunnustus korraldajate tehtud tööle ja pingutusele sellele, et SEB Tallinna maratoni ja selle väga kõrgel tasemel korraldusliku poolt on maailmas märgatud. Kadri Liiv, Oksana Rudik, Ljudmilla Kovalevitš, Tatjana Jevsejeva, Sandra Valk, Külli Enden,
Katrin Lember, Veronika Kurnitskaja, Laura Johanson, Irina Vihler hiljuti finišeerunutest. Ja finišile lähenemas Marina Kaljurand. Tervitame Marinat. Eelmisel aastal veel ühe teise tiitliga, aga tiitlik pole tähtis on osavõtt ja nii nagu oleme öelnud ka, et hoidkem spordi ja poliitika lahus, sport on apoliitiline tegevus või nii nagu omal ajal Winston Churchill on öelnud, see küll ei kõla siinkohal populaarselt, aga tema kreedoks oli no sports. Tähelepanu! Kõik pealtvaatajad, jooksusõbrad, kes te olete veel siin Vabaduse väljakul, nüüd on see hetk, kus me palume teid siia treppide juurde, sest algab SED Tallinna maratoni 10 kilomeetri sügisjooksu distantsi autasustamine. Ceremony of 10 kilometers distance. Võiteid autasustab Silver Vahu, SEB Panga turunduse ja kommunikatsiooni divisjoni juht. Alustame kiiremate meestega. Kolmas koht, third place, Henry Gibson, Keenia. Minutit ja 43 sekundit. Teine koht, second place, Ibrahim Mukunga, Keenia. Teise koha ajaks 29 minutit ja 49 sekundit.